Tere tulemast Karmeni kabinetti ja täna võtame teemaks ühe väga kirgi kütva teema. See on siis rahvakeeli. See termin mulle tegelikult ei meeldi, sest see on solvav, aga me päriselt ametlikus keeles nimetame seda siis ebateaduseks, libateaduseks ja neid termineid on veelgi. Ja ma olen kutsunud siia rääkima Maia Klaasseni. Maia, räägi, kes sa selline üldse oled? Tere, Karmen. Mina siis olen Tartu Ülikoolis meediapädevuse nooremteadur. Olen programmi juht sellisel magistrikaval nagu Disinformation and Societal Resilience ja olen ka koordinaator sellises toredas asutuses nagu Balti Infohäirete Sekkekeskus. Ja kui nüüd rahvakeeli öelda, siis minu kohta saab tegelikult öelda meediauurija, kes ongi keskendunud just sellele eksitavale ja manipulatiivsele osale inforuumist. Meediaks muidu üldiselt nimetades ajalehti ja televisiooni. Kas sina nimetad neid ka või on sul veel midagi seal sees? Võib ka rääkida lihtsalt uudismeedia ja sotsiaalmeedia. Võib ka öelda, et meediaplatvorm on ju kõik, kus mingisugust infot talletame. Inforuum. Just. Et ma kasutan seda hästi laias mõistes praegu tõesti. Sina tegutsed Tartu Ülikoolis ja mina olen ka lõpetanud Tartu Ülikooli ja see on ikkagi väga hea alma mater ehk teadmiste ema, kes on andnud meile tugeva põhja ja on vähemalt minu küll pööranud täielikult teadusele toetuvaks inimeseks. Ja tegelikult Eesti haridust üldse nimetatakse ju maailma parimaks. Meil on PISA-testide skoorid väga kõrged ja nii edasi. Meil on head ülikoolid, kes satuvad maailma edetabelitesse, aga ometigi levib meil libateadus. Et mis siis toimub nende inimeste peades? See on hästi huvitav tõesti, et Eesti on mõnes mõttes nagu eraldi juhtum. Ma töötan väga palju selle teemaga kolleegidega Euroopas ja nemad ei saa täpselt sellest aru, et miks me oleme niivõrd näiteks igasuguste homopaatiliste ravimite vastu, mis Saksa ja Austria kolleegidele on aru saamatu, sest seal meditsiinisüsteem peab seda palju loomulikumaks peavoolu osaks, eks ole. Ja teistpidi hästi huvitav on ka see, et samal ajal me ju müüme ise apteekides ravimteesid, mis on jälle midagi, mida USA kolleegid vaatavad ja kuulavad, ütlevad, kuulge, aga te ju kõik olete siin rahvameditsiini usku. Et me tõesti oleme sellises nagu mitme koha vahel. Mulle väga meeldib, kuidas Kristina Seiman on, kes tegeleb siis just vaktsiinivastastega, on rääkinud sellest ülemineku ajast Eestis. Et meil on tõsine autonoomia teha otsus, et vot see on see, mida ma oma tervisemurega tahan teha. Aga me ei ole jõudnud veel sinna, kus see tõsine autonoomia käiks käes ka tervisekirjaoskusega või sihukese pädevusega leida infot, mis mitte ei eksita, ei aja paanikasse, vaid on päriselt kasulik ja konstruktiivne. Ja siis küsimus ka loomulikult sinna juurde, et kuna meil on Eestis vana elanikkond, me ju kõik teame, et on palju pensionäre, kes tahavad käia palju arsti juures, eks ole, või kas tahavad, peavad, siis see kõik kokku on loonud nagu olukorra, kus tõesti me oleme natukene omamoodi ka Euroopa Liidus. Võib-olla räägitakse ka siin sellest, et kuna me ei usu Jumalat, et siis me usume rohkem muid asju, ka näiteks kristallide ja inglite ja kõige tarokaartide kontekstis elanikkonna protsent on muljetavaldav. Eriti kui mõelda, et sellist ebateadust kipuvad eelkõige armastama naised. Seda me ju teame ka rahvusvahelistest uuringutest ja nüüd siis tänu Kristinale ka Eesti uuringutest. Ehk siis sisuliselt meil on antud liiga palju vabadust ja liiga palju infot. Igaüks saab tunda ennast või guugeldada ennast tunnetuslikuks eksperdiks. Aga see, et sa millestki päriselt aru saaks, vot siin tulebki mängu see sama, et sul peab olema arusaamine sellest, mida sa ei tea, selleks, et sa üldse oskaks seda infot otsida. Aga kui tuleb YouTube'ist keegi tark inimene, kes ütleb sulle, mida teha absoluutselt igal juhul, tegemist võib olla petisega, eks ole. Seega, kuna meie oleme naised, siis me oleme väga suures ohus, et me hakkame uskuma seda petist. Mitte sellepärast, et me oleme naised, vaid väga palju on seotud sellega, et hoolsuskohustus Eestis kipub olema naissoo poole kaldu. Mis tähendab seda, et terviseotsustes, vähemalt nii ma olen lugenud seda teiste uuringutest, mängivad suuremalt rolli just emad, kui asi puutub laste terviseotsustesse või üleüldse, mida pere teeb selles või teises olukorras. Ehk et see on nagu traditsioon, et meie
naistena just, kui peaksime huvituma rohkem tervisest, rohkem tegema otsused ja siis tegelikult valima. Kas sa ütlesid, et meil on suur vabadus valida, mida uskuda ja mida mõelda? Kas me peaksime siis hakkama piirama seda infot, mis tuleb, või kas me peaksime hakkama piirama uskumist, et see ei kõla üldse demokraatlikult, et selliseid asju tehakse ühes teises ühiskonnas? Mina ei arva ka üldse seda, minu arust väga silmi avav on olnud ka onkoloogika podcast ja ürituste sari, kus minu arust Kristel Leif ka väga ilusti seletas ära, et küsimus ei ole, millal jõuab vähihaige, või kas jõuab vähihaige šamaani trumme taguva eksperdi juurde, vaid et millal ta jõuab, sellepärast, et kui sul on tõsiselt raske haigus ja kui sa ei saa neid vastuseid meditsiinisüsteemist, mida sa tahaksid saada, näiteks ravime su 2 minutiga terveks, siis sellisel juhul sa paratamatult varem või hiljem üritad pöörduda kuhugi, kus on paremad vastused. Ja kõige suurem oht pidi olema ka just värsketel emadel, sellepärast, et sa nii väga tahad oma lapsele parimat ja ausalt, ega mina ka ei oskaks praegu orienteeruda inforuumis. Ega värskete emade puhul ei olegi ainult mitte see tervisalane info, aga ka see, millise vankri sa valid, milliseid mänguasju sa lapsele ostad, need peavad olema alati arendavad. Beebiring, Montessori või midagi muud, mul ei ole lapsi ja isegi mina tean, kui palju, nagu see on nagu miiniväli ja kui sa teed vale valiku, siis sa oled ju elu lõpuni süüdi kõiges halvas, mis su lapsega juhtub. Jah, sest et areng pidurdub, eks ole, et see on selline narratiiv, jah, et hirmutatakse tõesti. Aga sa mainisid ka seda, et inimene ei saa vastuseid meditsiinisüsteemist. Tegelikult on väga palju on toodud näiteks, et umbes arstiteadus ju ei suuda aidata, järelikult ongi seal oma roll teistsugusel meditsiinil, nii-öelda meditsiinil. Või et arstid ei saa hakkama, järelikult tulebki minna alternatiivterapeudi juurde, kes ravib sind kristallidega, räägib sinuga ja teeb igasuguseid muid asju. Et kuidas on see siis niimoodi, et on libameditsiini levi tingitud meditsiini jõuetusest, ebakvaliteetsest meditsiinist või millest see on tingitud nagu selles vaates? Mina loen ikkagi rohkem mitte kvaliteedi kohta, kuigi olgem ausad, ma ei oska ka kvaliteeti valdkonna välise inimesena hinnata. Kommunikatsiooni inimesena ma loomulikult ütlen, kõige aluseks on kommunikatsioon. Ehk siis küsimus ei ole mitte kliinilise töö kvaliteedis, vaid selles, kuidas arst suudab patsiendile selgitada. Minul seda ülikoolis ei õpetatud, ma pidin ise elu jooksul ära õppima, et kui ma midagi ütlen, siis patsient reageerib mulle täiesti arusaamatul moel, näiteks muutub kurvaks või ehmatab või lausa solvub, kui ma ütlen talle midagi täiesti otse väga lihtsalt välja, mis minu meelest oli lihtne ja loogiline, arusaadav, aga siis selgub, et no näiteks mina noore arstina, kui mulle tuli, ma mäletan ühte konkreetset juhtumit, tuli üks patsient vastuvõtule, ta ütles, et mul oli esimese staadiumi vähk ja see opereeriti ära, ma nägin neid dokumente, perfektne esimeses staadiumis, lõigatud ära, operatsiooni haaval juba kinni ja siis ta tuleb arsti juurde ja räägib, et ta on sellepärast nii kurb. Ja mina ütlen, aga see oli ju hea uudis. Ehk et, ja ma mäletan seda konflikti, mis minust tekkis, ma mõtlesin, et huvitav, et miks ta nii heade uudiste peale kurb on, aga tegelikult inimene oli midagi läbi elanud. Mulle seda ei olnud toona, kui ma olin veel noor, meile ülikoolis selliseid asju loomulikult ei räägitud ja mina vaatasin oma sellisest nii-öelda ratsionaalsest arsti vaatepunktist. Et võib-olla seal on see üks knihv. Ja ma arvan, et siin on ka hästi oluline meeles pidada, et väga tore on, kui sa šamaani trummi käid tagumas näiteks dialüüsiravi juurde. Küsimus ja probleem on siis, kui petised manipuleerivad sind loobuma tõenduspõhisest ravist. Minu arvates selle hetkeni ongi vaba tahe kõigile, aga sellel hetkel, kui keegi küüniline inimene hakkab teenima raskelt haigete või segaduses või lihtsalt murelike inimeste pealt, vot sellel hetkel peaks olema ühiskonnal ka sellega probleem. Aga vaatame videot, mida ühiskond arvab. Mis on kõige kummalisem tervisenõuanne, mis teile on antud? Võib-olla haiguse ajal, näiteks palavikuga, kui sa paned nagu need külmad napid ja siis see jahutab sind. Aga kas aitas? Sa olete proovinud, kas aitas? Jaa, see tõmbab palaviku alla küll, aga nagu ikkagi see ei ole nagu piisav, et nagu terviklikult ravida sind. Mis on kõige kummalisem tervisenõuanne, mis teile üldse on kunagi antud? Oli küll üks. Mitte nii tihti perearsti külastada. Saab ka ise ravida. Okei. Nii, kas te olete seda nõuannet järginud? Olete te siis harvemini perearsti juurde läinud? Jaa, olen. Ja kas olete te siis avastanud, et see oli õige nõuanne? No ma ütleks, et mõni apteeker on palju targem kui perearst ja olen saanud head nõu.
mis on kõige kummalisem tervisenõuanne, mis teile on kunagi antud? Ma arvan, et mingid C-vitamiini, mingid pommid ja mingid kloorjoomised on käinud läbi, need on päris huvitavad asjad olnud. Kas te olete mõnda neist järginud ka? Seda C-vitamiini mingit asja olen tegelikult proovinud küll, jah. No kas oli abi? Raske öelda, ma arvan, et jah. Nii, milliseid huvitavaid nõuandeid sina oled, võib-olla sulle ei ole antud, aga mida sa oled lugenud, mis on kõige kummalisem nõuanne, mida sina oled lugenud või praktika, mida kasutatakse tervise parandamiseks? ma arvan, et minu jaoks on hästi võõras ikkagi igasugune idamaine meditsiin, et kui keegi ütleb mulle, et ma peaks kuskile süstima ennast ja mul ei ole ühtegi haigust, mis seda üldse käseks teha, siis ma juba väga kahtlustan, et süst ja nõel ei ole muidugi täpselt, nõelmeditsiin ei ole sama asi, aga minu ajus, minu taju on see, et mul on valus ja keegi tahab mulle veel haiget teha. Aga see on muidugi ka lihtsalt võõristamine paljuski. Mina mäletan seda, kuidas oli mulle üks patsient ja rääkis, et ma olen oma maksale andestanud juba 10 kordi, aga ma ei ole ikka veel terveks saanud. Haigus oli hoopis mingi muu. Tema oli lugenud ühe Eesti nii-öelda jutumärkides targa raamatut, kes siis soovitas andestada oma erinevatele organitele. Aga need on sellised naljakad ja kummalised, et sealt tegelikult käis läbi ka näiteks väga populaarne C-vitamiini nõuanne, mis ei ole ka tõenduspõhine, et C-vitamiini üldse ei salvestugi keha, seda tegelikult ei võitle viiruste vastu, vähemalt mitte sellel moel, nagu arvatakse. Aga kuidas üldse aru saada, et see tundub ju, kas või see C-vitamiini nõuanne, et see on tulnud kunagi see ühe Nobeli preemia laureaadi ühe keemiku suust või kirjast või sulest ja väga autoriteetne allikas annab sulle nõuande, ta on ju ise ka veel keemia teadav inimene, et kuidas siis aru saada, et mis värk on selle nõuandega? No muidugi me tahaksime ju kohe esimese asjana küsida, kas see ekspert on pädev, mis on ta haridus, aga tõesti, ka näiteks ma mäletan see Kangeni vee, see suur skeem, ka selle taga on ju professuuriga suured targad inimesed, et siis alati ei saa ikkagi loota selle peale ja üks väga talupoja tarkuse küsimus siinkohal minu arust on see, kui palju see suurepärane tervisenõu mulle maksma läheb ja kes selle eest raha saab. Et räägitakse tead ju küll Big Pharma ja kõik see tegelikkuses praegu USAs võiks juba öelda, et see igasugune ebateadus wellness industry, mis on omavahel läbi põimunud, võib olla suurem sellest Big Pharmast juba, väga raske muidugi numbreid kokku lugeda. Ehk siis mina arvan, et me peaksime hästi kriitiliselt lähenema konkreetselt sellele, kas me suudame loogiliselt välja mõelda, kes saab sellest kasu ja millises mahus. Ja siis, kui me hakkame mõtlema igasuguseid arstid valetavad narratiive, siis tekib mul alati küsimus, et aga mis motivatsioon on näiteks perearstil mulle öelda, et tarbi vähem vitamiine, kui need tegelikult jube hästi toimivad. Tegelikkuses tõenäoliselt tasub oma perearste kuulata, kui nad ütlevad, et see on endale äärmiselt kõrge tasuga uriini tekitamine rohkem kui tegelikult mingisuguste vitamiinide varumine on ju. Et ma palju rohkem soovitaksin praegu ikkagi väga lihtsat talupoja tarkust ja võib-olla sükest natuke küünilist vaatamist, et kus need kasumikõrvad päriselt paistavad. Ja kui me teeme checklisti, siis esimene on raha. Follow the money inglise keeles ehk järgi raha. Nii, aga mis seal veel võiks olla? Ütleme, kui ma nüüd räänest, näiteks need inimesed, kes ju soovitavad, nad on väga empaatilised, väga sellised, nad oskavad kohe rääkida. Mida ma arstina olen tähele pannud, et sageli nad kirjeldavad probleeme, mis on praktiliselt kõikidel inimestel. Näiteks juuksed langevad välja, väsimus, ei saa hommikul korralikult üles või ärevus, mure, et nad või näiteks seedehäired, et vahel on kõht kinni, vahel lahti, vahel on kõhugaasid, vahel kõht koriseb. Inimesi need tegelikult häirivad, nad ei ole sellest tavameditsiinist vastuseid saanud, sellepärast, et tegelikult need on kõik meie normaalsed reaktsioonid, neid ei pea ravima enamasti. Aga ikkagi inimesse häirib, ikkagi hirm on, et äkki jäängi juustest ilma ja ma ei taha olla hõredate juustega, et väga sageli pakutakse lahendusi sellistele probleemidele ja nad lähevadki lõpuks ise mööda.
ma just tahtsin öelda, või kiiresti ise mööduvatele probleemidele, kus sa ei saagi pärast öelda, et mis siis mind lõpuks aitas. Nagu C-vitamiin, viirusinfektsioon lähebki üle. Just. Et selles mõttes ma arvan, see hägusus on hästi oluline osa ka seal, et mitte ainult, et sa ei luba hägusaid tulemusi, vaid sa räägid ka hägusatest probleemidest ja seal juures siis, kui sa tõesti usud, sul on ju võimalik öelda, et tõepoolest, näed, maagiline kristall tuli koju ja siis juhtus see ja see ja see ja see ja kõik läks paremaks, eks ole. Et inimese aju ju otsib tegelikult mustreid. Ja samas nad teevad selle teistpidi mustri ka, et kui sa teed vaktsiini ja pärast seda murrad jala, siis on igatahes vaktsiinikahjustus põhimõtteliselt. Et kas siis ikkagi on, eks? Aga kuidas me lõpuks teada saame siis, mida uskuda? Mina ikkagi ausalt tülitaks eksperte julgelt, mina olen väga tihe nõuandeliini kasutaja, minul on perearst ka üle 10 aasta olnud juba netist kättesaadav, tõesti niimoodi, et 24 tundi maksimaalselt, sest tal on ka terve armee õdesid, kes juba teavad, mis tüüpi inimesed on, ma ise ka naeran, ma kipun olema pigem hüpohondrik, mis tähendab, et ma ka hoidun guugeldamast, ma guugeldan iga jumala kord endale ajuvähi välja ja ma tean oma kalduvust, ma tean, et see on nagu minu nõrkus ja võib-olla mõnel teisel ei ole nii. Samamoodi näiteks mul on mõned tuttavad, kes käivad lisaks siis oma perearsti juures käimisel hästi-hästi palju erameditsiinist tegemas juurde teste, mida perearst ei näe põhjust teha või tegemas mingeid vitamiinikuure. Saavad südamerahu. Jah, just, et sa saad tegelikult südamerahu. Ja tegelikult inimesed otsivadki südamerahu. Eks? Ja aega ja see on midagi, mida perearstil ei ole. Et võib-olla ongi nii, et tegelikult inimesed, kes maksavad Confidos lisa mingi visiidi eest ja inimesed, kes lähevad kakaotantsu tegema, nad tegelikult mõlemad tahavad oma tervisemurest lihtsalt pikemalt rääkida, kui perearstil aega on. Või pereõel. Või pereõel aega on, et sa tahad lihtsalt, et keegi kuulaks ja ütleks just empaatiliselt, ja see on raske. Ma arvan, et sul on õigus, et su kõhutunne ja see tunne, et arstid ei tea, mis toimub ja et sina peaksid ise rohkem autonoomiat võtma. Ma arvan, et see on väga õige tunne. Ja väike siuke lisaasi minult ka. See ongi õige tunne selles mõttes, et tegelikult inimene peab oma tervise eest ise vastutama. Arstid väga sageli kurdavad, et inimene tuleb mingisuguse murega, aga ta ei ole näiteks loobunud suitsetamisest või ei ole kehakaaluga midagi ette võtnud. Nagu kes ütles, kas oli Mark Twain, et suitsetamist on väga lihtne maha jätta, ma olen seda 1000 korda teinud. Et need ongi rasked ja tegelikult perearst annabki sageli selle nõuande, et see on, vaadake, et kehakaal on liiga palju ja sellepärast põlved valutavadki või mingi muu, aga seda ei ole ju hea täita. Palju lihtsam oleks ikkagi kangenvett juua võib-olla. Või kuuled, et keegi kanaldas universumist info, et kõiges on süüdi sinu vana-vanaisa, kes äärmiselt halbu tegusid omal ajal tegi. Siis tuleb seda parandada. Ja siis ei ole ise süüdi, vaata kui tore. Aga kas see nüüd on, kas kuskil riigis on leitud ka lahendus sellele küsimusele, ehk et praegu üks on see, kui räägitakse sulle, et vana-isa on süüdi ja see ei ole midagi, aga tõesti, kui asi muutub ohtlikuks, ehk et number 1 soovitatakse ohtlikke ravimeetodeid ja number 2 hoitakse inimene eemal teaduspõhisest meditsiinist, et kas on leitud kuskil ka lahendus, mina olen praegu sotsiaalminister, kas ma saan teha mingi seaduse, mis ütleb, et kangen vett ei tohi juua? Mina arvan, et seda seadust tehes paratamatult meil aktiveerub Orwelli 1984. Ja põhjusega. Ja me ei peaks tegema tõeministeeriumeid, aga me peaks väga selgelt piiritlema seda, millisel moel on võimalik teenida kasumit ja minu isiklik südameasi, kas riigi rahast on võimalik neid ebateaduse koolitusi teha. Ma isegi tahtsin sinna jõuda, ma just eile vaatasin, et Töötukassa lepingupartnerite seas on see sama kangen vee müüja. Ehk et me tõesti peame ka riigina mõtlema, kuidas me oma maksumaksjate poolt antud raha kasutame. Muidugi on maksumaksjad, kellele väga meeldiks saada Töötukassa kaudu kristallikoolitust. Või näiteks, et õpetatakse psühholoogia tunnis gümnasistidele circlingut kui mis on circling? Põhimõtteliselt siis selline ebateaduse ja kunagi psühholoogias kasutusel on meetodi segi paiskamine, mida kasutavad hästi palju kogemusnõustajad, meid võib ka tunda kui life coach, peen nimi, mis ütleb peaaegu ei mitte midagi, aga mida on võimalik näiteks 500–700 euro eest müüa. Ja ühesõnaga väga palju on erinevaid võimalusi, kuidas libateaduse ja libameditsiiniga teenida, inimesi petta ja inimestele paneks südamele ikkagi olla kriitilised.
ja teha enda jaoks, tegelikult Terviseamet on andnud ka välja checklisti, et kuidas ära tunda libameedikut ja perearstide selts on seda sama teinud. Et paneme pärast siia mõned nõuanded üles ka. Laekunud on päris palju küsimusi, valisin välja mõned huvitavamad, kahjuks kõikidele tõesti ei jõua vastata. Aga loen ette esimese küsimuse. Kas kõik maailmas kasutatavad rahvameditsiinid on nii nimetatud ehk siis libateadus? Ei ole. Rahvameditsiin on ajast aega kasutanud neid meetodeid, mida ka tänapäeval meditsiinis kasutatakse, näiteks jahutamine või surve avaldamine, aga näiteks ka jäseme lahasesse panemine. Lisaks on rahvameditsiinis kasutatavatel ravimtaimedel tõelised toimed samuti olemas, seda kindlasti teaduslik meditsiin ei eita. Vastupidi, kui sa kasutad ravimtaimi või mingeid toidulisandeid ja samal ajal retseptiravimeid, siis seda tuleb kindlasti oma arstile öelda. Ja lisaküsimus samalt inimeselt. Millal te viimati perearsti tööd tegite? Kes teie nimistu tankist on? Perearsti tööd tegin viimati enne, kui sain ministriks. Ma arvan, et vastuvõtud viimati olid äkki jaanuaris, võib-olla veebruaris. Ministriks sain 25. märtsil ja kahjuks ma ei saa ministri ajal teha perearsti tööd, kuigi tegelikult ma väga igatsen seda tööd. See on väga tore töö. Ja mul ei ole tankisti, mul on asendaja ja isegi mitu asendajat, aga seda teavad siis minu nimistu patsiendid, tegemist on perearstiga, kes mind asendab, ehk et kvaliteet on sama ja inimesed saavad samasugust abi. Mis on kõige jubedam libameditsiini lugu, mida te teate? No mida ma tean, neid on, tegelikult on palju koledaid lugusid maailmast ja ka Eestist. On näiteks neid lugusid, kus jäetakse, ja on ka meediasse jõudnud lugusid, kus laps jäetakse ravita ja sureb selle tulemusena. Tema või isa usub libameditsiini. Või siis on kahjustatud lapse tervist erinevate libameditsiini vahenditega. Või on, meenub ka üks lugu, kus üks laps oli raskes kõhuviiruses, peaaegu teadvuseta ja ema küsis nõu libameditsiini grupist. Õnneks kutsuti sellele lapsele kiirabi ja ta sai abi. Et tegelikult need lood on väga tõsised ja ka Eestis on lõppenud surmaga, aga neist lihtsalt ei räägita, et neid peresid kaitsta. Aga see on väga-väga tõsine teema. Millal hakatakse huutajaid vastutusele võtma? Millal tekib vastav seadusandlus? Kas mingid sellised muudatused on riigi tasandil plaanis ja kui ei, siis mille taga see seisab? No meil valitseb sõnavabadus, mis tähendab, et me ei saa öelda, mis on teaduslik ja mis on mitte teaduslik. Ütleme, no vähemalt me ei saa keelata inimestel uskumast midagi, mida nad soovivad uskuda. Me oleme tulnud ühest teisest režiimist, kus selline keelamine oli tavapärane, näiteks usklike kiusatati taga. Ja libameditsiin on samamoodi, see on tegelikult usu küsimus ja me ei saa inimestel keelata uskuda midagi muud. Küll aga saab inimesi võtta vastutusele, kui nad teadlikult kedagi petavad. See aga eeldab kaebust, tõestamisi ja nii edasi tavalisi õigusruumi võtteid. Et ka tänapäeval on võimalik võtta neid vastutusele, aga sageli seda ei tee, sest see eeldab ohvrilt väga suurt pingutust ja see on kallis. Mida riik on püüdnud teha või püüab teha? Me oleme otsustanud, me alustame tervishoiusektorist. Ka tervishoius on olemas arste ja õdesid, kes praktiseerivad libameditsiini. Ja ka siin tuleb alustada suure ringiga, oleme loonud tervishoiu kvaliteedi osakonna Terviseameti juurde ja see hakkab siis tasapisi läbi kvaliteedisüsteemi ka neid libameditsiini viljelevaid meedikuid suunama ja need meedikud peaksid tegelikult eetiliselt valima, kas nad tahavad olla siis päris teaduspõhise meditsiini esindajad või esindada seda teist poolt. Eetiliselt tegelikult ei ole kohane arstil korraga olla 2 tooli peal. Milline on teie suhtumine Hiina meditsiini? Hiina meditsiin on klassikaline traditsiooniline meditsiin. Ka seal kasutatakse osavõtteid, mis tänapäevalgi on kasutatavad teaduspõhises meditsiinis ja väga palju on neid võtteid, mida tänapäevane teadus ei tunnista. Hiina meditsiini aluseks on hoopis teised arusaamad kui tavameditsiinis, mis tõttu ma arvan, et väga hea on Hiina meditsiin selleks, et inimese sümptomeid leevendada, aga kas ta päriselt haigusi ravib, teadus ei luba seda. Igatahes suur tänu, et sa kuulasid ja vaatasid.
oled oodatud ka järgmiseid saateid kuulama, vaatama ja kui sul on põnevaid küsimusi või teemasid, mida sa tahaksid siin kuulata, näha, siis kirjuta karmenikabinet@gmail.com või võta ühendust Facebookis. Aitäh!